Marju Lauriste, me kuuleme igalt poolt, et Eesti erakondadel on maailmavaateline külg kas siis hägustunud või natukene muutunud. Teie olete teataval määral olnud sotsiaaldemokraatliku mõttelaadi sümboliks Eestis. Kas vaadates Sotsiaaldemokraatliku erakonna poole nii kõrvalt kui seest on ka selle erakonnaga maailmavaatelisuse pärast muret? Ei, ma ei arva, et meie maailmavaateline pool on hägustunud erakondadel. Ma arvan, et isegi vastupidi. Kui me võrdleme nüüd seda olukorda, mis oli 90-ndatel, kui need erakonnad sündisid ja seda, mis on praegu, siis minu meelest on erinevused erakondade vahel läinud palju selgemaks. Ja peale selle rahvas on ka ära tundnud, mida näiteks tähendab parempoolne poliitika. Ja näeb ka, kus on selle poliitika sellised viljad, mida nagu hääks ei kiideta ja teisalt poolt ka, kus on selle tugevad küljed. Ja kui ütleme, tugevad küljed on seotud just nimelt sellise turumajanduse arendamisega ja välismajanduse, väliskaubanduse, kõiki nende arengutega ja teatud vabadustega, mis inimestel on, siis me näeme, et parempoolsed erakonnad ise ka pika aja jooksul on hakanud tundma, et asi on läinud väga ühekülgseks. Ja nüüd me näeme, et sotsiaaldemokraadid on saanud võimaluse ka oma maailmavaadet rohkem praktikas näidata. Minu meelest kogu teema on olnud selles, et seni on olnud nii, et ainult üks pool on saanud nagu tegudes näidata, mis siis juhtub, kui Eestit valitsevad parempoolsed erakonnad, aga see, mis siis juhtub, kui Eestis on sotsiaaldemokraadid valitsemises tugev pool, ei ole nagu seni saadud kogeda, seepärast, et siis, kui olid mõõdukad koos Reformierakonna või liberaalide ja Isamaaga kolmikliidus, siis olid ju nad ainult kolmandik ja 2/3 oli ikkagi parempoolse maailmavaatega erakondade käes. Mis puudutab nüüd sotsiaaldemokraatlikku erakonda ja tema maailmavaadet praegu, näiteks praeguses olukorras Eestis, siis siin on ju kohe näha, et see on selgesti suunatud inimeste heaolu parandamisele ja just nimelt eeskätt nende, kes on siis ühiskonnas nagu nõrgemas positsioonis, olgu need lapsed, olgu need töövõtjad tööandjaga võrreldes, olgu need vanad inimesed, olgu need puuetega inimesed ja sellepärast ongi väga oluline, et nii parempoolne kui vasakpoolne maailmavaade ühiskonnas, nad oleksid olemas ja vahetaksid kahekajalt oma seda positsiooni ja muidugi veel parem, kui tõesti tekib ka selline kooslus nagu praegu on, mina ei ole nõus nendega, kes arvavad, et see ei ole hea, kui on parempoolne ja vasakpoolne erakond koos valitsuses, kui nad on niiviisi tasakaalus, siis tegelikult on samasugune tasakaal, nagu meil on parema ja vasaku käe vahel. Ja arvan, et see peaks olema ühiskonna tervisele hea. Mis puudutab seda, mis teeb asja segaseks, on see, et sagedasti räägitakse seda, mida ei mõelda ja mida nagu tehakse. Ja peale sellega sagedasti tullakse välja selliste, nagu nimetatakse populistlike lubadustega, mitte see, mis on tõesti nagu maailmavaateliselt ja tegelikult kavas, vaid räägitakse sellest, mis nagu inimestele meeldiks ja tehakse ka mõnikord selliseid samme selleks, et meeldida. Ja siis võib öelda niiviisi, et võib näiteks parempoolne erakond teha selliseid asju, mis tegelikult võiksid kuuluda pigem vasakpoolsele erakonnale ja mõnikord ka vasakpoolne erakond näiteks rääkida või teha seda, mis sobib rohkem parempoolsele erakonnale ja siit tekib inimestel see niisugune tunne, et nad on nii väga sarnased. Kui pikemat aega ikkagi vaadata, mis on sündinud, kuidas on otsuseid tehtud, kuhu on raha antud, kellelt on ära võetud, kelle peale on rohkem mõeldud, kelle huve on arvestatud, kelle häält on kuulda võetud, siis minu meelest on meil parempoolse ja siis selle natuke rohkem vasema erakondade vahel küllalt selge. Kuigi, mis on ka tähtis, sotsiaaldemokraadid on ka ikkagi ju rohkem ühiskonna keskel, nad päris vasakul ääres ei ole. Ja meie parempoolsed ka tegelikult on nihkunud rohkem keskpunktile lähemale, ei ole teistpidi nii väga ääre peal parempoolsed, nii et selles mõttes võib öelda, et väikses riigis ongi see tavaline, kõikides Põhjamaades on see ka tavaline, et erakonnad rohkem kogunevad selle keskpunkti ümber, seda paati nimega ühele ja teisele servale ei kallutata. Ja ma arvan, et see on ka teistpidi ühiskonnale siiski parem kui niisugune äärmusest äärmusesse minek.
Kas sellest lähtuvalt praegu, kui Eestis on võimul Reformierakond koos sotsiaaldemokraatidega või sotsiaaldemokraadid koos Reformierakond, võib ka seda pidi öelda, kas selline koostöö teie hinnangul oleks olnud võimalik või võiks sellele anda hinnangut, et see on normaalne? 2-3 aastat tagasi, kui Reformierakonna käitumine oli peaaegu et välja kutsuv. Ja mõtlen kohe, et ei, see ei olnud siis võimalik ja sotsiaaldemokraadid olid sellega ju avalikult välja ütelnud, et nad Ansipi valitsusse ei lähe. Sellepärast, et ma ei räägi siin Ansipi isikust, aga ütleme selle aegne, Ansipi valitsuse valitsemise viis ja väga jäigad otsused, mis ei võtnud arvesse sugugi kellegi teise seisukohti. Need ei oleks võimaldanud sotsiaaldemokraatidel oma seisukohti kuidagi moodi ellu viia ega kaitsta. Peale selle oli Ansipil endale ka sagedasti omane selline, ma ütleks üsna pinnapealne ja jäik hinnangute andmine ja kas või näiteks suur vasakpöördega hirmutamine, tema ka läks sellega kaasa. See natukene ajas mind naerma, sellepärast, et kui me vaatasime seda, mida see valitsus tegelikult tegi, siis võtame kas või kõik need samad riigistamised, mis toimusid nii raudteel kui laevaliikluses ja nii edasi, neid tavaliselt maailmas nimetatakse vasakpöördeks. Vasakpöörde üks tunnus ongi just nimelt see, et võetakse riigi kätte ettevõtted, mida sotsiaaldemokraadid Eestis ei ole nagu nii väga oma poliitikana kunagi esitanud ega arendanud. Aga see, et nüüd on võimalik tõepoolest selles, rohkem siis võtame noore põlvkonna valitsuses, leida kokkuleppeid niiviisi, et ühelt poolt kõik need nii-öelda vabadused ja ettevõtlus, selle arengu tingimused oleksid paremini tagatud ja teiselt poolt ka oleks sellest tulu igale inimesele ja et lastega pered saaksid rohkem tunda toetust, et lahendatakse ammu lahendamata probleemid puuetega inimestega, et vaadatakse uuesti siiski üle ka koolireformis tekkinud teatud äärmuslikud olukorrad ja nii edasi. Ma arvan, et see on küll mõistlik ja seda kõikidele kasu. Teie poliitikasse tagasituleku kohta kõrvalt jääb niisugune kuvand, et olukorras, kus noorematel tuuseldajatel läheb mäng käest ära, viskab treener pika dressi seljast ja astub ise väljakule. Üks selline dresse maha viskav mees tuli Brüsselist korra, tema läks tagasi ühe teise erakonnaga. Kas on see väga meelevaldne, kui ma ütlen, et ka minu vestluskaaslase tulek poliitikasse tagasi on sellepärast, et Eesti poliitika vajas praegusel hetkel seda sõnakaalu, mis on Marju Lauristinil läbi tema isiku? Ma ei tea, kas see nüüd ikka niisugune õige paralleel on minu ja Kallase vahel, sellepärast, et ma ei tule ju tegelikult mingisse Eesti niisuguse sisepoliitikasse kuigivõrd ju sekkuma tagasi. See, et ma otsustasin tõepoolest seekord proovida nii-öelda jõudu niisuguses rahvusvahelises poliitikas, see ühelt poolt muidugi on seotud ka sellega, et kui oleks olnud selline olukord, et sotsiaaldemokraadid oleksid endiselt olnud nii-öelda pikalt opositsioonis, siis kindlasti ka meie noorematel poliitikutel oleks olnud see suurem väljakutse tegeleda rohkem siis rahvusvaheliste asjadega. Praegu tõepoolest minu meelest on väga õige, et erakonna esimees otsustab ikkagi selle nii-öelda oma rolli kasuks, mis tal on siin praegu Eesti poliitikas ja mitte ei ütle, et teate, see ei ole nii tähtis, ma tahan hoopis ära Brüsselisse minna. Nii et mingis mõttes jah, võib öelda, et see, et meie meeskond on nüüd selles oma koduses poliitikas niivõrd aktiivselt sees ja tegev, see annab mulle suuremad võimalused, sest ma kujutan ette, et võib-olla ma ei oleks siis olnud meie erakonnas nimekirja esinumber. Aga see, et mind see rahvusvaheline tase huvitab ja mitte isegi ainult poliitikuna, vaid mind huvitab see ka teadlasena, sest ma olen tegelenud väga palju Ida-Euroopa, meie enda ja teiste nende postkommunistlike maade uurimisega ja ka selle sama Ida-Euroopa ja Lääne-Euroopa vahekorraga Euroopa avaliku sfääri uuringutega, nii et mind tegelikult kogu see teema huvitab ka teadlasena, mitte ainult poliitikuna. Ja teiselt poolt siiski mul on niisugune tunne,
et praegu maailma või ütleme Euroopa poliitikas on siiski niisugune küllalt, võiks öelda, habras seis. Ja Venemaa on tekitanud praegu uue niisuguse, võiks öelda, ärevuse olukorra. Putini käitumine Venemaa liidrina on muutunud väga agressiivseks ja selles olukorras see ida ja lääne ühtsus muutub väga tähtsaks Euroopa Liidus. Ja vot siin ma tõesti tundsin, et ma võib-olla siin, võib-olla ma oskan midagi sellist või tean öelda midagi sellist või suudan veenda milleski sellises, mida mul on kergem teha oma kogemuste pinnalt ja võib-olla ka oma uuringute pinnalt, kui seda on võib-olla mõnel nooremale poliitikul. Nii et ma arvan, et see Euroopa tase on natuke teistsugune kui meie kodune tase.